Tere kõigile, mina olen Alar ja näitaks teile täna ühte laadijat. Laadija on Folomov A2. Selline näeb välja ta pakend ja alustaks üldse sellest, et vähemalt minu jaoks kaks kõige tähtsamat asja laadijate juures on kiirus ja ohutus. A2-l siis kiiruseks ehk laadimisvooluks on 5 amprit. 5 amprit on küll kahe pesa peale kokku. See tähendab, et ühes pesas 3 amprit, teises 2. Ja kui võtta näiteks praegu kõige populaarsemad Sony VTC6, mis on 3000 mAh, siis kiiremas pesas saab ta täislaetud 1 tunniga ja teises pesas umbes 1,5 tunniga, mis on ikka väga-väga kiire minu arust. Ja kui võtta nüüd see ohutuse pool, siis A2-l on vastupidise polaarsuse kaitse. See tähendab seda, et kui panete elemendi kogemata teistpidi sisse, midagi ei juhtu. Tal on ka stabiilne pinge, stabiilne vool ja ka ülelaadimise kaitse. See tähendab siis seda, et kui panete akuelemendi laadima, unustate ta välja võtta, lähete magama, siis midagi ei juhtu. Ja mis on veel väga tähtis, vähemalt minu arust, on see, et tal on kaasas võrguadapter, mis siis annab selle 5 amprit välja. Väga paljudel teistel laadijatel ei ole seda kaasas. Paki peal on kirjas, et väga suur laadimisvool, väga kiire laadija, ostate selle, võtate pakist välja, saate ainult laadija. Aga et seda kiiret laadimisvoolu kätte saada, peate nüüd minema poodi, leidma sobiva adapteri. Üldjuhul on nad päris kallid ja alles siis te saate selle reklaamitud kiiruse kätte, sest tavalise USB kaabliga sellist kiirust ei saa. Folomovi A2 puhul siis ei pea selle pärast muretsema, kõik on komplektis olemas, nii kuidas selle ostate, nii saate kohe kasutama hakata. Ja vaataks veidi lähemalt nüüd, mis see pakendis on ja milline näeb välja ekraan. Siin ta siis on Folomov A2 laadija. Kui akuelemente sees ei ole, siis on ekraani peal 2 nulli. Paneme ühe elemendi näiteks sisse. Nüüd näete, et kõige üleval on selline visuaalne näidik, mis näitab siis aku laadimist. Siis järgmine siin väikselt on kirjas aku tüüp. Selle suudab aku laadija ise tuvastada, hetkel tegu liitium-iooniga. Siis järgmine on aku hetkemahutavus, hetkel siis 17%, ajapikku jõuab see siis 100-ni. Ja kõige viimane näitab siis hetke pinget. Kui me vajutame siia nupule ühe korra, siis ta näitab hetke laadimisvoolu, mis on siis 250 mAh. Kui nüüd tahame selle laadimisvoolu suuremaks saada, siis vajutame kiiresti 2 korda nupule ja hakkab vilkuma. Nüüd iga järgmise nupu vajutusega läheb see ühe sammu võrra suuremaks. Ja nagu enne öeldud, siis ühe pesa kiirus on, laadimisvool pigem on siis 3000 mAh ehk 3 amprit. Teises pesas paneme siia ka ühe elemendi. Valime ka kohe kõige suurema voolu tugevuse, mis on siis 2000 mAh. A2 laeb siis kõige populaarsemaid liitium-ioon akuelemente, samuti ka AA ja 3A-d uuesti laetavaid patareisid. Üks väga hea omadus, mis sellel laadijal on ka see, et ta suudab nullpinge või siis surnuid akuelemente taas jälle ellu äratada. Ehk siis, kui teil on mingisugune seisma jäänud akuelement, mida tavalaadija enam ei lae, siis proovige A2-ga seda uuesti laadida. Laadija siis alguses laeb ta tühjaks ja üritab siis jälle täis laadida. Üldjuhul
siiamaani vähemalt minu kogemus näitab seda, et kõik akuelemendid on ta nii-öelda siis ellu äratanud jälle. Pakendis oli tal siis laadija ise, võrguadapter, kasutusjuhend ja kõik. See oli siis Volomaa PA2. Minu arust väga hea laadija, väga kiire, väga ohutu, ilusa ekraaniga, väga informatiivse ekraaniga. Kui te olete mõelnud, millist laadijat endale soetada, siis vastus on teie ees. Tõesti hetkel paremat laadijat mina vähemalt turul ei tea. Näeme siis järgmises videos. Aitäh, et vaatasite. Kui on küsimusi, siis kirjutage kommentaaridesse ja üritan kõigile vastata.